Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on meie legendaarne saade Elektritool. Nagu ikka siin saates ei ole ühtegi mugavat küsimust, ainult piinad ja pisarad ja meie tänane külaline tuli otse Dubaist. Ta on sisulooja, ta on Instagrami kuninganna, ta on TikToker, ta on ärinaine, ta on uhke Birgini koti omanik, ta on Anita ja ta on Sibul ja ta on juba siin. Tere tulemast! Tere! Tere! Meil on väga lihtsad reeglid. Ma ei tea, kas sa oled kursis? Ja, no ikka olen vaatanud. Meil on 11 küsimust. Kõige odavam on 5 eurot, kuskil siin. Ja kõige kallim on 50 eurot. Kui sa vastad, siis sa saad selle raha ja saada lõpus sa saad seda kogutud summat annetada heategevusele. Kas sa mõtlesid juba, kuhu sa tahaks seda raha annetada? Jaa, ma tahaks naiste tugikeskusesse annetada seda. Miks selline valik? Kusjuures ma just hiljuti lugesin, mis on päris hullud numbrid, et Eestis aastas peaaegu 15 000 naist kannatab lähisuhte vägivalla all. Nii et sellepärast selline otsus ja kuna ma ka oma kontol olen just siuke woman empowerment, siis ma arvan, et see on väga õige koht. Ja tõesti, seda on väga palju meie. Aga loodame siis, et meil tuleb korralik summa, on ju? Ja täpselt, selle nimel ma siin olen, et saaks nüüd hea summa kokku ja saaks head teha. Let's go! Yes. Kas sa lahutasid neid siia? Kas sa lahutasid neid kuidagi strateegiliselt, et Kahjuks mitte. Kahjuks mitte. Okei, no võtame selle. Nii. Kui peaksid alates suve algusest elama Eesti miinimumpalgaga, siis kuidas see sinu elu mõjutaks? Kuidas sa planeeriksid oma kuulutusi, et iseseisvalt hakkama saada? Ja kes ei ole kursis, siis Eesti miinimumpalg on praegu 886 eurot. Okei. Kätte, nagu ma saan aru, on ju. Neto, okei. Samas ma ei ole kindel, aga ühe sõnaga. Hea küll, proovime umbes seal maal siis. No esimene asi oleks kohe peaks kolima kuskile muusse kohta, et üüre ei mängi välja. Aga mul endal kogu aeg olnud selline suhtumine, et ükskõik mis olukord hetkel on, siis it's for a reason, aga seda saab alati muuta. Et tegelikult ma olen ise ju ka Jõgevalt pärit, mul ei olnud seal mingisugust hullu luksuslikku elu, ja ma arvan, et esimene samm kolimine, siis mulle väga meeldivad soodukad ka praegu, nii et see soodusasjade leidmine, ma arvan, jätkuks ja see on igatepidi hea, et kui ostad maida soodustusega toitu, siis sa ju vähendad toidu raiskamist ja nii edasi. Et millest ei oleks kunagi nõus oma elus loobuma? No tervis. Selles mõttes, et ükskõik mis tervist toetab, et on see kas või lihtsalt see, et ma pühapäeval ei tee mitte midagi, sest mul on võimalus mitte midagi teha ja lasta enda mindsetil resetida. Või on see vitamiinide võtmine või on see sportimine, aga tervisega jällegi neid asju, ma ütlen, tegelikult elu ei pea olema üldse nii kallis, mis ma nüüd mõtlen selle küsimusele. Aga miks see on nii kallis? No aga siin on juba see teine kontseptsioon, mis meil on loodud, kõik need fancy'd asjad, et tahaks seda ja teist. Ja need asjad võivad kõik olla tegelikult, see on väga tore, kui neid endale saab lubada, aga mitte mingit moodi tegelikult ju ei ole nüüd halvem keegi, kellel on vähem. Olemas, 5 eurot. Jäi. Järgmine. Okei, no teeme 10 nüüd see kord. Teeme, kas selle? Okei. Sul on Instagramis 34 000 jälgijad, aga postituste likeid on väga väetid, mõni 100 ja alla selle pildi kohta. Tekib küsimus, kas jälgijad on feigid, ostetud või päriselt? See on juba spicy 10 eurost. Aga ma endale küll kunagi jälgijaid ei ole ostnud ja ma ei pea seda ka õigeks, eriti kuna ma olen ju sotsiaalmeedia koolitaja ka, et
sellel ei ole lihtsalt mõtet küll, aga üleüldse, kui me võtame nagu sotsiaalmeedia, eks ju, ja need platvormid, kuidas on Facebook, Instagram, TikTok, tegelikult vahet ei ole, mis platvormist me räägime, siis neil kõigil on ju oma nii-öelda nagu eluiga või eluring, on ju, et ka Facebookis alguses, näiteks kui algul Facebook tuli, me kõik postitasime sinna oma personaalseid asju, nii tegime mingeid pildialbumeid ja igast reisipiltide asjadega, kõik need asjad. Siis see hakkas vaikselt minema, eks ju, professionaalsemaks. Siis oli see aeg, kui ka mingisugustel brändilehtedel, kuigi brändikontodel tihti on nagu väiksem kaasatus, aga isegi brändikontodel oli tuhandeid laike, jagamisi ja kõike, on ju. Aga siis tulebki see etapp, kus asi on nii palju rohkem nagu professionaalne, et see hakkab nagu ära vajuma. Et noh, Instagram on jõudnud juba sinna etappi, et see vaikselt hakkab niimoodi madalamaks minema. Samas kui TikTok on just see koht, kus nagu praegu, noh, mul üks video just sai näiteks 4 miljonit vaatamist, on ju. Kuigi mul ei ole seal 4 miljonit jälgijat, on ju, et noh, seal on niisugused asjad vägagi võimalikud. Aga selles mõttes nagu see jälgijate number ei anna põhimõtteliselt mitte midagi sulle, on ju? No, eks ta mingit moodi ikka ta näitab, on ju, et noh, sa siin tegutsed, on ju, sul läheb hästi ja nii edasi, aga noh, lõpuks on nii palju muid näitajaid, on ju, et millest see nagu kokku tuleb, et see on jälgijate arv, kaasatus, su enda fotode kvaliteet, su teadmised, sinu pildid, kuidas sa kirjutad, mis kirjutamisoskus on, et neid asju on nagu nii palju, millest siis lõpuks su nagu kogu väärtus tuleb. Aga selge, olemas. Meil on 15 eurot kokku. Nii. Nii, okei. No kerime pinget, ma veel 50 või 20 ei võta. Võtame uuesti 5 siis või? Võtan selle sama siit. Nii. See on põnev. Kui sa läheksid poliitikasse ja sa pääseksid valimistel Riigikokku, siis mida sa kindlasti Eestis muudaksid? Kas kõik Eestis sündinud tüdrukud ja geikutid peaksid saama Birkini-kotid? See võiks olla ja nagu riigi poolt kõik saavad. No siis läheb maksumaksjatel natuke raskemaks ja kaasa arvatud mul endal, on ju. Aga üks asi küll, mida ma tahaks muuta, mis juba näiteks Hiinas on ka, et antakse tööandjate poolt või siis noh, mis on riigi poolt nii-öelda tasustatud päevadega menstruatsiooniga seotud siis näiteks sidemeid, mingeid ravimeid, teinekord vaba päev töölt, et see on miski, mis on väga südamelähedane, et kuna mul endal ka iga kuu menstruatsioon tuleb, siis jälle 1-2 päeva ma olen üsna valudes ja siuke väiksema koormusega tegelikult saan oma asju teha, et siis see on, ma arvan, miski, millega naisi toetada. Väga tore. Olemas. Jäi. Meil on 20 eurot olemas. Nii, aga liikume edasi. Teeme veel ühe 5. Teeme. Käisid hiljuti New Yorgi moenädalal. Kuidas sellega võrreldes tundub Tallinn Fashion Week? Kas see jääb väga palju alla? Kuidas see üldse oli seal? See oli minu karjääri mõttes kindlasti üks ägedamaid asju, mida ma teinud olen. Sinna on jube keeruline saada, see on ju top 4 kõik need maailma suurimad Fashion Weeki, üks nendest on ju. Kõik tahavad sinna minna. Ja eriti tulles nagu eestlasena, sisuloojana, kes ma seal olen, mitte keegi tegelikult ju ei tea mind. Et selles mõttes ma olen väga nagu üllatunud, et ma sinna sain ja ühtepidi üllatunud, teistpidi nagu tänulik endale, et ma võtsin selle challenge endale juba mitu aastat tagasi, et kunagi ma tahan seda teha ja nüüd see võimalus tekkis, ma mõtlesin, et ma annan endast kõik, mis ma vähegi oskan, kõik oma networking oskused, kõik oma sotsiaalmeedia oskused, et vaatame, kas läheb läbi ja läks läbi. Kas sa pidid kuidagi kandideerima sinna või kuidas see protsess nagu välja näeb? See protsess on päris keeruline selles mõttes, et seal ei ole, näiteks Tallinna Fashion Weekil on eks ju kindlalt korraldajad, sa võid nende info on üleval, sa võid neile otse kirjutada, et kuule piletid osta ka? Jaa, või piletid osta ja et kuule, ma olen see, et äkki tahate mind kutsuda, võin sisu luua teile. New Yorgi Fashion Weekil ei ole mingeid kontakte väljas ja seal ei ole ka niimoodi, et nagu nii-öelda ühtsed korraldajad, nad on küll Fashion Weeki all, aga igal disaineril on oma korraldustiim, oma asukoht, oma nagu kõik oma ette. Ehk siis igat show'd ja neid on seal ju 10, on ju, igale show'les peaksid nagu eraldi leidma kontakti, mida ei ole nagu kuskil väljas, sa pead seda kaevama netist kuskilt välja
ussi urust on ju et noh, ja lõpuks jõudma siis mul ükskord oli ka niimoodi, et ühe show'ga leian mingisuguse kontakti, kirjutan neile, siis see saadab järgmise juurde, see on ka tiimid nii suured, on ju, et sa lõpuks jõuaksid siis selle inimeseni, kes tegeleb näiteks just sisuloojate kutsetega, on ju, et noh, see on nii suur. Siis sa pead kuidagi tõestama ka, et sa oled seda väärt, on ju? Jaa, just. Et noh, aga siis lõpuks ma sain ja nii, aga tagasi küsimusele, et kui sa võrdled Tallinna moenädalaga, kas see vahe on nagu, kui suur see on? Selles mõttes on suur, et muidugi New Yorgis on sul nädal aega täis nii palju erinevad show'si, need brändid on maailmakuulsad brändid, on ju, et noh, sinna minuti väikse tegijana on väga keeruline disainerina saada. Küll aga, kui ma võtan nagu selle professionaalsuse koha pealt, et lihtsalt iga show nagu eraldi, siis minu meelest Tallinna on ka väga hästi korraldatud kas või selle poolest, et meil on seal olemas üks fotograaf, kes teeb sinust Erlend teeb alati foto sinu juures selle klõpsu on ju ja nii edasi, et noh, seal need asjad, see oli nagu siuke kus on nagu cut the corners on ju, et seal alati ei ole niisugust asja, et igaüks nagu veits kaootilisem on ju. Jaa, hästi kaootiline, igaüks seisab nagu enda eest, et saada sead sisu on ju ja noh, siuke kaootilisem, rahutum ja on vaja tööd teha. Aga väga tore, olemas 5 eurot. Nii, neil on juba, see on kõige keerulisem osa, 25 vist. Okei, no teeme siis jah, selle, mis sa just katsusid. 10. Oled varem Õhtulehele paljastanud, et langesid oma esimese YouTube'i video tõttu kooli kiusamise ohvriks. Kuidas see sind mõjutas ja kuidas sa suutsid sellega toime tulla? Üks asi on kindlasti tahe aga tahe läbi selle, et sa oled leidnud enda jaoks selle õige asja. Et ma arvan, see on natukene ka nagu õnne küsimus, et see sotsiaalmeedia oli nagu esimene nii-öelda tööasi, mida ma elus hakkasin tegema või millega tegutsema. Sa olid väga noor, on ju? 15 ja siis, kui ma esimese video postitasin. Et see oli ka õndanu sellele, et ma arvan, kui seda sotsiaalmeedias tegutsemist ja kui see oleks nagu minu jaoks nii südamelähedane asi, siis ilmselt oleks juba raskem olnud, et see ma oma peas väga tihti nagu kaalusin, et okei, et noh, et kas siis jätta need videod katki, on ju, et osadele ei meeldi ja ütlevad halvasti või siis teha ikkagi läbi selle kiuste ikkagi edasi. Ja lihtsalt, kuna mul see tahe ja see armastus sotsiaalmeedia ja video tegemiste vastu oli nii suur, siis see lihtsalt nagu kaalus üle tänu sellele. Aga üldises plaanis see on, ma arvan, kindlasti mõjutanud tegelikult rohkem, kui võib-olla tunnistada tahaks või kui isegi algul arvad, et tegelikult mida vanemaks saad ja siis mõtled mingitele asjadele tagasi, siis võib-olla saad aru, et oi, võib-olla see otsus oli seotud sellega, et keegi kunagi ütles halvasti on ju või kas või sotsiaalmeedias jagamine on ju, et mõtled 3 korda läbi, et kuidas ma nüüd seda siis ütlen nii või naa, et äkki keegi jälle pöörab seda minu vastu kuidagi, et jah, sellised võib-olla väiksed asjad, mida kohe ei pane tähele, aga mõtled tagasi. Aga see kiusamine oli siis pigem nagu internetis ja kommentaarides või nagu koolis ka nagu päriselt? Koolis oli, see pigem sellisel kujul, et võib-olla nagu oma, et natukene itsitati on ju või sosistati või siis näiteks mäletan ühte konkreetset asja, kui postitasin video, siis keegi pani selle sinna meie nii-öelda klassi Facebooki gruppi on ju ja siis seal pandi mingid emojisi nagu naermine on ju ja nii edasi, et jah, niimoodi jah. Okei. Aga vastus olemas, 10 eurot. Jäi. Nii. 15 on ka, 6 on jäänud, 15. Nii, okei. Hakkab tulema nüüd. Sa oled 27 aastat vana. Mitu partnerit sul seni olnud on? Mis teeb seksist hea seksi? Sellest ma tahaks kuulata. Nii, räägi mulle palun. Mis teeb seksist hea seksi? Mulle meeldib väga siuke tunnetuslikkus, et mul ei ole kunagi mingit ühe suhet olnud ja
see on väga keeruline minu jaoks isegi mõelda, et kuidas see võiks nagu toimuda, et see side inimese vahel peab nii suur olema, et seal on tõesti seda kirge hästi palju. Aga samas see kirg on nagu selline pehme, on ju, et läbi puudutuste, läbi sükse suudluste, kõik siuke, võib-olla natuke liiga vanilla, ma ei tea. aga jah, siuke turvalise keskkonna. Tegelikult, kui ma nüüd mõtlen selle, see on ka võib-olla natukene nagu kiusamisest vaata äkki tulnud, et ma just ootan sellist, et ma just ootan ka seksuaalselt nagu turvalist, hästi-hästi turvalist keskkonda, et kui ma tunnen, et see turvalisus on loodud, siis ma üldse saan minna seksini. Et võib-olla jah, see on siis omakorda põhjus, miks mul ei ole ühe suhteid olnud, mis on siis aitäh heiteritele, et nad kiusasid mind. Nii, aga esimene küsimus ka siin olemas. Ai, ma lootsin, et sa ei küsi teist korda. Mitu partnerit. Ma olen enamus ajast tegelikult nagu oma täiskasvanud ja suhtes olnud, nii et mul ei ole väga palju partnereid olnud. Aga ma ei ole neid ka kokku lugenud. Kas see sobib vastuseks? Halastage ma. Sobib. 15 olemas. Nii, okei, ma teen need... Sul on 5 olemas ka siin, äkki teeme see ära? Teeme ja need väiksed ära. Oled väidetavalt külastanud 53 riiki. Kas see on päriselt nii või mõeldud sotsiaalmeedias esinemiseks? Päriselt, muidugi. Ja. Mis on olnud kõige mõnusam või hullumeelsem või absurdsem kogemus siis? Kõige absurdsem, ma arvan, see oli siis, kui ma Indias käisin, ma läksin isaga Indiasse, ma tegelikult 3 korda isegi Indias käinud. Ja väga äge koht, küll aga siis mu isa läks üks päev või üks õhtu baari ja mõtles, et et kell juba piisavalt palju, et ilmselt ma lähen varsti magama, aga siis ma mõtlesin, et oi, ma lähen klubisse ja ma läksin üksi Indias klubisse, mis sellel hetkel ma absoluutselt ei mõelnud, et see võib isegi ohtlik olla või kuidagi, aga nüüd ma mõtlen tagasi, et issand jumal. Mis seal toimus? Jumalale tänu, et ma nagu elus olen. Millal sa jõudsid nii palju reisida siis? 53 riiki, kuidas see võimalik on? Üks ülihea reis, kust ma sain nii palju neid kohe maha tikkida, oli siis, kui me käisime isaga nagu mitte ümber Euroopa, aga siukesel Euroopa reisil, et mitte lennukiga, autoga ja oligi, et sealt tulid kohe igasugused Šveits, Itaalia, Hispaania, Andorra, kõik niimoodi ja et jah, aga järjest nagu raskemaks läheb, siis ma tegelikult tahaks elus nagu kõik riigid maailmas ära käia, mis on peaaegu 200, on ju. Aga järjest keerulisemaks läheb, sest need Euroopa asjad on kõik tehtud, on ju, ja Aasias ja Ameerikas ka need kergemad on tehtud, et... Kuhu edasi siis? Jah, ma ei tea, nüüd ma käisin sünnipäeva puhul esimest korda Lõuna-Ameerikas, Kolumbias. See oli ka väga, aga ma väga-väga soovitan. See on täpselt siuke koht, mida võib-olla paljud kardavad, et võib-olla natuke ohtlik, on ju, igasugused narkodiilid ja mis seal kõik on olnud, on ju. Aga üli äge koht, hästi äge ja üldse ei ole siuke turistidest üle rahvastatud, et soodne, äge, ilus, väga vau. Äge? 5 eurot, yes, olemas. 4 küsimust jäänud. Teeme jah, arvud järjekorras. Sa just natuke rääkisid isast. Millised on sinu suhted vanematega? Millega nad tegelevad ja milline oli sinu lapsepõlv? Ma arvan, mu lapsepõlv oli väga tavaline isegi, ma ütleks, et midagi hullu nagu ei juhtunud, samas midagi siukest hullult ägedat nagu ka ei juhtunud. Neutraalne. Jaa, väga siuke, käisin kunstikoolis, ma olin selles mõttes päris aktiivne, et oligi kool, siis peale seda kohe kunstikool ja niimoodi nagu terve nädal järjest, siis hiljem veel tantsimas ja varem ka laulmas, et aga vanematega ma saan väga hästi läbi, mul on väga suur austus nende vastu ja üleüldse väga hea meel, et see on nagu niimoodi säilinud. Ja üldse tegelikult on põnev võib-olla just nagu naisena emaga see suhe, et kui varem ta oli nagu ema, on ju, siis nüüd see natukene läinud isegi selleks, et et on nagu sõbranna ka, et nii äge. Millega nad tegelevad siis? Isa on ettevõtja ja ema on raamatupidaja. Äge. 10. Meil on siin juba väga palju raha.
Väga palju. Ma olen isegi natuke uhkend üle, et ma ei ole veel ühtegi vahele jätnud. No, võib-olla siit tuleb. Nii, teeme selle. 15. Kui palju raha sa kuus kulutad? Kui suur osa sinu sissetulekust tuleb siis sisu loomisest ja kui suur osa sponsorit? Sponsorit tähendab mu elukaaslaselt. Okei. Siis kui me räägime sellest, mis me nagu kulutame, ma isegi võib-olla paneks selle ühte potti, et näiteks elad koos on ju siis nii või naa elukoht on nagu sama on ja nii edasi. Aga kulutamise mõttes see on miski, mis nagu, millest that he takes care of, ista mul eesti keel läheb ka meelest ära, et miski, mille eest tema hoolitseb, on need nii-öelda igapäevakulutused ja asjad. Küll aga võib-olla, mis ma oma kontol ka püüan nagu rohkem edasi anda, et võib-olla varem rääksin või tuli võib-olla kõigile šokina siis, kui ma kunagi hakkasin rääkima sellest, et esimesel teidil ikka mees peaks maksma, on ju, üldse nagu mees võiks olla provider, siis see on absoluutselt what I stand for ja mis nagu minu suhtes ka on. Küll aga sinna juurde kindlasti ka naisena ise midagi teha, et nagu mul ka tegelikult 4 nagu äri, mis on koos, üks on seesama sisuloome, teiseks koolitused, 3. food truck on mul Laperol, eks ju, ja siis 4. me ehitame veel meeskonnaga ühte äppi, mis varsti kohe saab valmis. Okay. Nii, et selles mõttes tegemist on hästi palju, aga jah, see raha läheb nii-öelda kas siis investeeringuteks või uuesti ringlusesse, et uut äri üles ehitada. Nii, oota. Meil on mingid konkreetsemad summad. Et selles mõttes, nagu palju sul ikkagi kuus läheb? Okei, kui ma mõni kuu ei shoppa, siis ma arvan, et see läheb mingi äkki 5000 midagi sinna kanti. Ja kui ostan mingeid asju, siis need juurde. Siuka. Tavaline. Ma ei tead, aga mis on nagu tavaline? Mis on tavaline, mis on ebatavaline? 15 olemas. Yes. Ja 20. No 20. Okay. Viimane, kõige suurem peab ikka olema lõpu. Sa ei salgagi, et ootad kallimalt juba kihlasõrmust. Mitu mehe kuupalga peaks üks õige kihlasõrmus maksma ja kes on see salapärane mees, kellelt sõrmust ootadki? See on täpselt selles mõttes hea küsimus, et nagu ma olen öelnud, enne kihlasõrmust ma ei ütle, kes mu mees on. Ja see on ka something nagu I stand for, aga tegelikult see on põhjusega, et võib-olla see tundub kõrvalt, kes nii palju mind jälgi, et umbes tahab midagi varjata või miks ta siis ei ütle ja nii edasi. Aga esiteks on see, et mu kaaslased ükskõik kas praegune või keegi eelmine ei ole keegi olnud üldse avaliku elu tegelane ja neil ei ole olnud ka mingit soovi või vajadust selle jaoks ja kuidagi peab ju siis koos selle balansi ikkagi leidma, et ma ei taha ka kuidagi see, et ma nüüd vahepeal avalikuses olen, mõjutaks nüüd seda, et nüüd ma nüüd selle inimesega ei saaks koos olla, sellepärast, et tema äkki ei taha olla avalikuses. Ja teiseks see, et ma ei taha, et lihtsalt minu enda asju kunagi saaks niimoodi defineerida, et Anita, see, kes oli selle või selle inimesega koos, on ju, või Anita, selle inimese see abikaasa või niimoodi. Okay. Et jah, olla nagu avalikkuse ees nii-öelda enda eest. Aga ma arvan, et ajaga on tulnud ka see mõistmine ja see, ma olen ise nagu seda piiri või seda boundary't hästi jõudsalt hoidnud ja ma arvan, et jah, see on ajaga selle mõistmise toonud ka inimeste poolt, et ega midagi ei juhtu, kui ei tea tegelikult, eks ju, kellelgi elu nagu halvemaks ei lähe või katki ei jää, et samamoodi kõikide inimeste puhul, kes on avalikkuse ees, me ei tea kunagi neist kõike, et igal ühel on oma mingisugune asi, mida ta võib-olla tunneb, et see ei ole nagu vajalik jagada. Et ma arvan, et minu väärtus on ka mujal kui selles, et kes mu Kas pulmad varsti ka? No enne tuleb see kihlasõrmus ikka ära oodata. Ja. Palju see peab maksma? No tavaliselt on see ütlus on ju, et 3 kuu palk võiks olla. Ja okei, ma ütlen, mida ma ise ootan. Palkad on erinevad. Aga
ma tahaks, kui ma saaks 5 kraadise sõrmu, siis ma oleks nagu väga-väga õnnelik. Okei. Jah. Okei. Aga nime me ei saa. Seega, see läheb ära. Sorry. Viimane küsimus, mis sellega? Viimane küsimus. Jaa, okei. Nii. No ma ei tea, kas me oleme valmis. Ei ole. Mul ei ole valikut. Sa oled pikemalt viibinud ka Dubais, kus levib rahahimuliste lääne naiste kohta väljend portapotti. Kas oled kunagi rikka mehe raha või eksklusiivsete asjade nimel teinud midagi ekstreemselt rõvedat? Ei ole? Mul ei ole isegi ühe öö suhet olnud, nagu see tundub minu jaoks juba nagu ühe öö suhe on juba natuke ekstreemne. Võib-olla üks asi, mida ma üldse nagu elus väärtustan, on väga aeg. Et kõik, mis ma näen ka äris, on, kui ma näen, et okei, see vist ei vii kuskile ja proovin ja ikka ei vii kuskile, siis ma tunnen, et mul on elus, meil on ainult see üks päev, mis on täna, meil ei tule kunagi seda päeva uuesti ega järgmist ega eelmist. Et see on nii väärtuslik, et lihtsalt raisata seda võib-olla siukse kiire, mitte edasi viiva otsuse peale tundub nagu mõttetu. Ma ei tea, mis nagu summasid nad seal saavad, aga ma ise mõtlen niimoodi, et need ei saa olla sellised summad, mida ma ei oleks ise võimeline teenima. Et võib-olla ka see hoiab tagasi, et ma tean, et ma teenin ise ka hästi ja läheb hästi, nii et nagu ei ole vajadust. Okei, kas sa tahad meile rääkida, kuidas sa siis oma elukaaslasega kohtusid? Läbi tutvuste. Ja väga siuke naturaalne kohtumine või tutvumine. Küsis teidile? Jah. Ma arvan, kunagi, kui ma ütlen rohkem, siis seal on täitsa põnevaid lugusid ka mida jagada. Midagi peab alati jääma natukene. Enda jaoks? 50 olemas. Ja meil on kokku. Kes tahab aidata? Karin teab? Palju on maksimum ja maksimum 150. Maksimum -20. 130. On ju? Õige. Kes? Sa teadsid? Tuled raamatu siia. Nii, 130 jah. Nii. Sa võid ise valida. Siia jah. Sest keeruline. Jäi. Aitäh sulle. Suur aitäh. Nii armas.